Aga mis on sinu saladus? Saladust ei ole, saladus on elu. Tere õhtus, kallid kuulajad. Meie oleme siis Tavki podcast ja meie räägime täna muusikavideost ja filmimuusikast. Ja nimelt meil on täna väga huvitavad külalised. Meil on siin külas Jana-Liisa. Ütle tere, tutvusta ennast palun. Tere, mina olen Jana-Liisa. Mina olen lõpetanud BFM-i kooli eriala Liku Muumu. Hetkel töötan Draamateatris heli- ja videomeistrina. Muusika on minu kirg ja visuaal sinna juurde toetab seda kõike väga kenasti. Aitäh sulle, Roland, et oled niimoodi kutsunud siia. Ja teisena tutvustaksin ise ennast. Mina olen Roland, a.k.a. Jack Jabs. Ma olen muusik, videograaf, artist. Ja sellega ma praegu piirdukski. Aga meil on külas siin väga tähtis tegelane. Ta on absoluutne multitalent. Ma ütleks, et kõige ikumumulikum ehk siis integreeritud kunstimuusika ja multimeedialikum inimene üldse terves Eestis. Tehke aplaus, Mart Sander. Millest me pidime rääkima? Läks see pika jutu juba meelest ära. Kus ma olen? Muusikavideo ja filmimuusika. Muusikavideo, tere. Me võime neid vastandada oma vahel, aga võime ka leida sarnasusi. Ühesõnaga, ma alustaksin seda väikest diskussioonipaneeli sellise küsimusega, et mis on teie arust muusika, video ja filmimuusika eesmärk? Miks neid on vaja ja miks neid kasutatakse üldse? Tuua rõõmu. No kui me võtame näiteks muusikavideo, miks on vaja muusikavideot? No muusikavideo, mina arvan, et tänapäeva väga kiiresti arenevas infoühiskonnas tihtipeale inimestel on vaja rohkem stimulatsiooni kui lihtsalt ühele meelele. Näiteks võtame, inimene kuulab muusikat, see ei anna piisavalt informatsiooni, et püsida oma tähelepanuga selle muusikapala juures ja on vaja juurde mingisugust muud meediumit, milleks on väga hea näiteks visuaal, et siis hoida inimesele tähelepanu selle küljes kinni. Lisaks annab, ma arvan, juurde rohkem eneseväljenduse võimalusi, kuidas edasi anda sõnumit, midagi endast maailmale näidata. Aga oleme ausad, ega 99% vähemalt popmuusikast ei pakugi muusikameelele mitte midagi, polegi mõeldud. Ja, absoluutselt. Ja muusikast on see läinud aastatega aina kaugemale ja kaugemale. Eks raha mängib ka väga suurt rolli sel kohal. Aga kas Mart, sa arvad, et see väljendub ka visuaalis? Kui sa räägid, et popmuusika on selline lihtsalt augutäide, et kas ta ka visuaalis on selline lihtsalt prügi? Kindlasti mitte selles mõttes, et muusikavideo kindlasti annab tohutuid võimalusi tegijatele katsetada asjadega, millega sa vaevus võid kokku põrkuda filmi tegemisel näiteks või mingisuguse tõsise tele tegemisel. Et miks ka väga kõvad filmitegijad sageli tahavad väga teha näiteks reklaame või muusikavideoid ongi see, et seal sa saad oma fantaasia lasta möllata. Reeglina on nendel asjadel tohutult suur eelarve. Reeglina filmidel ei ole suur eelarve või reeglina režissöör saab sealt üsna väikese punkti. Samas kui eks ole mingi telereklaam võib oma eelarvet tänapäeval väga vabalt küünida keskmise Eesti tõe ja õiguseni. Aga kui sa tahad teha suurepärast muusikavideot, kuidas sa ütled, et see on hea muusikavideo, et mis eristab siis suurepärast muusikavideot keskpärasest? No sa saad ise ka aru, et siin ei ole reegleid. Eks ole, siin ei ole retsepti, seda retsepti, mis teeb hea filmi või mis teeb hea video, seda ei ole välja mõeldud, aga saagi välja mõelda. Sul võib olla hea film, kus 2 inimest istuvad toas ja räägivad juttu, eks ole, ja sul võib olla hea film, kus lihtsalt möllatakse kõikvõimalike kinematograafiliste vahenditega. Ehk siis sinu jaoks on, või sa väidad, et kontekst on kõige olulisem asi, et vahet ei ole, mis tehnilisi vahendid või meediumit sa kasutada, kui sul on hea mõte. No ütleme nii, ma ütleks filmi puhul oleks kindlasti sisu, see sõna, mis on sisu, kõige vajalikum. Aga kuna popmuusikal sageli seda sisu nagu ei ole, siis on teine variant vorm. Ja need 2 asja ongi. Kui ei ole sisu, siis saab seda sageli korvata vormiga. Eriti kuna tõesti tänapäeva inimene sisu otsib vähem, ma arvan. Ja see vorm vahest pimestab, ta on lihtsalt niivõrd hea, et sulle võib tunduda isegi, et
issand kui lahedalt, eks ole, ma nägin praegu niisugust asja ja see, et seal tegelikult see lugu on niivõrd teisejärguline, aga see nii-öelda dazzling visuals lihtsalt hoiab sind kütkes ja teeb oma töö ära. Mart, sa ütlesid, et sisu tänapäeval on justkui vähem, ometigi termin sisulooja on väga modernne ja varasemast ei ole nagu sellest väga palju olnud juttu ja märki. No ja see minu meelest see just tõendab pigem seda, et sisust on saanud selline mingisugune just nagu mingi kaubanduslik asi, mida mingi ise hakanud wannabe guru just nagu saab teha või õpetada või luua. Noh, see läheb minu jaoks sinna samasse auku nagu igast elustiiliagentuurid ja muu selline, mis on nagu ma ei hakka näitama žeste siin, aga tohutult allakäiva kultuuri näitaja lihtsalt. Aga kui me räägime filmimuusikast, mis siis peaks justkui aitama jutustada filmi sisu, et siis kas oskad kirjeldada, et mil moel aitab filmimuusika kirjeldada või edasi anda vaatajale filmi sisu? No see on, sa mõtled puhtalt nüüd filmi, eks ole? Jaa, et filmi kompositsiooni. See on äärmiselt... Ma tean, et sa oled ise ka kirjutanud filmile palju heliteoseid. Et kuidas see nagu annab seda filmis sisu edasi või mis olukorras seda saab kasutada filmis? See on väga, väga pikk ja keeruline teema. Ja just praegu ma valmistun augustis kaitsma oma doktoritööd siin BFM-is, mis tegelikult räägibki just sellest ja räägibki natukene, ega ma ei ole õppinud selle 5 aastaga lühidalt ütlema, mis mu töö on. See on väga keeruline mulle endale ka. Aga lühidalt ongi see sellest, et kas filmi muusika ja siinkohal ma mõtlen mitte näiteks ütleme selliseid lisatud muusikanumbreid, vaid pigem score'i ehk siis sellist underscore'i, mis on siis filmi nii-öelda taustamuusika. Et kas see on suuteline, kas on võimalik seda nii-öelda filmi kinematograafiliste elementide hierarhias seda kohta nagu vahetada ja panna ta näiteks kas samale tasandile või kõrgemale visuaalsest infost. Et kas on mingi võimalus, et see muusika nagu sõltumatult räägiks kas oma lugu või mingit teist lugu kui visuaal. Et mis hetkel inimene taipab üldse, et selle filmiga on midagi paigast ära, et see muusika, mis seal on, suunab teda mingi teistsuguse info poole kui see, mida ta näeb. Sest filmimuusika on tohutult baseerub ja on nagu tsementeeritud sellistesse, ütleme, ootustesse ja konventsioonidesse, sest filmimuusika on juba tummfilmi ajast läinud väga ühte teed, väga illustratiivset teed ja sisuliselt me kõik taipame isegi ilma pilti nägemata, kuuldes näiteks mingit Marveli filmi seda kõrget solnooti, mida viiulit tõmbavad, siis me teame, mis seal taustal on, me teame, et keegi hakkab pisarat valama, eks ole, ja nii edasi. Need on väga lamedad ja fantaasiavaelised konventsioonid ja kas on võimalik opereerida selle nii-öelda väljendusvahendiga teistmoodi. Ja sellest ma olen siis kirjutanud sellise pika uurimustöö, mida saatis ka 4 lühifilmi ja tahtsin siis väita, et on võimalik küll. Aga su küsimus tegelikult oli vist natuke teistsugune. Su küsimus oli, miks vajab üldse film või? Aga kui me näiteks lähtume nagu konkreetselt sinu tööst, et kui sina oled kirjutanud filmile muusika, kui palju sa lähtud sellest, mis ekraanil toimub päriselt? Ütleme nii, et minu jaoks ongi see selline, nagu Wagner ütles, gesamtkunst, et see on siis see, mis kõik absoluutselt kuulub kokku, sest kuna ma teen reeglina filme iseenda stsenaariumile, eks ole, iseenda muusikaga ja olen ise režissöör, siis minu jaoks need sünnivad nagu koos. Ja pole arvad ka juhud näiteks, kus mingi muusikaline fraas, mis tuleb pähe, tegelikult käivitab kogu selle protsessi. Et enne kui sul on film, enne kui sul on see sisu, on sul mingi muusikaline motiiv või mõte, mis just nagu nõuab arendamist mitte ainult enda meediumi raames, vaid kaugemale. Aga muus osas ma tean ka, et ma olen natuke liiga komponeeriv filmitegija, et mul on liiga palju muusikat filmides sageli. Ma olen tõmmanud nüüd vähemaks natukene, et ja seda isegi mulle meeldis, seda isegi märgati, et näiteks Raiko Puust kirjutas mu viimase filmi kohta, et kui ta pidi
Kennedy intsidendi kohta ütlema, et see on natuke liiga ülekomponeeritud või liiga läbi komponeeritud, et seal on liiga palju seda muusikast mõjutust, et siis 6. saladuses on Sander tunduvalt tõmmanud tagasi, nii et on arenemisvõimeline. See oli väga tore, et seda märgati, sest reeglina filmimuusika on selline, mida väga ei märgata ja mis on ka õige. Ja ma mäletan kunagi mingis raamatus, mida ma lapsena lugesin, kus oli lause, et hea filmimuusika on see, mille kohta vaata ütleb, et oot, mis muusika? Et sa ei saa aru, et seal filmis on muusika, aga ta aitab sul või ta manipuleerib sinuga niimoodi vaikselt, et ta on nähtamatu agent. Aga siin sai enne mainitud Marveli filme, et tihti peale, kui tegelikult väga legendaarsed filmid on ju, aga kui küsida publiku käest, et kas nad võiksid ümiseda mingisugust viisi, mis selles filmis oli filmimuusikana esitatud, siis tegelikult keegi ei oskagi, sest see ongi siuke taustjõud, midagi, mis lihtsalt toetab kogu emotsiooni ja kogu seda, mis toimub visuaalis ekraani peal. Aga teisest küljest meil on ju näiteks Hans Zimmer, kes on loonud nii suuri teoseid filmidele, mis elavad täiesti oma elu. Kas siis on üleüldse õige viis, kuidas filmile muusikat luua? Kas see peaks olema omaette suur teos niimoodi, et kui sa seda kuulad eraldi, siis see ongi muusikateos või siis on just õigem liikuda selles suunas, et muusika toetab visuaali, sest et film on ju ikkagi põhiline? Film on põhiline, aga mis see film koosneb komponentidest ja ongi, et kas see on juba filmitegija otsus, kuidas ta seda kaalukaussi, eks ole, kallutab. Aga tegelikult muidugi siin ei ole jällegi reegleid, et tõesti sa võid ajada asja ära väga napilt, sa võid ajada asja ära nii, et üldse ei ole muusikat, loomulikult on ju seda tehtud ja tehakse ka edaspidi. Teine äärmus on siis see, kus muusikat on niivõrd palju, et see lihtsalt saadab nagu kõike. Parimate näidistena võib ilmselt tuua selliseid 30 aastate lõpu Hollywoodi suuri spektaakleid, mis on nii läbi komponeeritud, et see on lihtsalt väsitav tõesti. Ja näiteks nad tõid ju endale sinna Euroopast väga kuulsad heliloojad. Korngold oli selline suur saksa ooperi helilooja, kes siis maandus Hollywoodis ja siis kui teda nagu palgati, siis see näitas, et on prestiiž, ikka meil on suur Euroopa helilooja. Aga Korngold muidugi armu ei andnud, et kui vaatad neid tema filme, ta tegi neid suuri eeposeid nagu Robin Hood ja Elizabeth Essex, mis olid 30 aastat lõpul sellised tõeliselt massiivsed, suured, kuhu maeti tohutult raha, mis olid värvilised ja uhked ajaloolised filmid. Kui sa neid vaatad, siis seal ei ole praktiliselt sekundid, kus ei oleks muusika. Ja see muusika on, ta on hea, aga ta on selle mõttes tohutult väsitav, et ta täpselt kordab seda, mis on visuaalis. Ta illustreerib seda sekundi pealt tohutu täpsusega. Igat fraasi, igat pildimuutust see muusika kommenteerib. Vaat nii. Aga mis on siis tegelikult nagu hea näitena võib tuua ja muidugi see on õudselt oluline, kas see toimub koostöös režissööriga või mitte. Sest jõle palju, isegi kui sa vaatad nagu täiesti ametlikke neid nii-öelda filmiprotsessi tabeleid, kus on siis alates siis ütleme idee, kontseptsioon, stsenaariumi kirjutamine, eks ole, sellised asjad, seal on umbes tavaliselt mingi 20 asja, siis filmimuusika on tavaliselt selline umbes eelviimane või üle-eelviimane. See järgneb nagu montaažile ja siis on nagu filmimuusika. Aga kas ta peaks seal olema? Või ta võiks olla tähtsamal kohal? Ma ütlengi, aga see ongi näiteks viinud selleni, näiteks selle Marveli sündroomini. Ja see ongi see, et selle probleemi nimi on temp, ehk siis temporary music, mida kasutavad näiteks režissöörid montaažis. Ja see tähendab seda, et kui sa mingit stseeni just nagu paned kokku ja sa pole ise muusik, sul puudub väga täpne teadmine, siis sa tavaliselt ütled monteerijale, et vaata, mulle meeldib see lugu, tavaliselt on see mingi teisest filmist mingi asi, et pane praegu see sinna alla ja vaatame, kuidas see nagu meeleolud mõjub. Ja siis sa montaažis, sa muutud sellest nii sõltuvaks. Et pärast, kui see võetakse ära, siis see stseen nagu üldse ei toimi enam. Ja siis ongi see, et tellitakse siis see vaene helilooja, kelle öeldakse, et meil on vaja sisuliselt nagu seda lugu. Aga tee nii, et ta juriidiliselt oleks nagu uus lugu. Ja sisuliselt ongi see, ja mul tuleb kohe näitena meelde näiteks, et meil on Eestis olnud 2 korda selline tore olukord,
kus on tahetud tuua lavale mingit etendust. Siis oli 90 aastatel näiteks, kui üks mu sõber lavastas Tartus, tahtis teha balletina Kätsi, Weberi Kätsi. Ja ta tegi selle juba lavastas nagu valmis, aga me elasime sellises nõukogude aja tuules, et ega me ei teadnud, et autorikaitsed ja muud sellised asjad, eks ole, et tuleb ikka taotleda lube, me tegime kunst kuulub rahvale, me tegime kõike, lihtsalt varastasime. Ja siis, aga tema ikkagi mõtles, et soliidne oleks ikka kirjutada ja taotleda ikkagi luba sellele, eks ole, enne esietendust. Lavastus oli juba valmis praktiliselt. Ja Weberi büroost tuli siis vastuse, et me kahjuks ei tegele nii väikeste riikidega nagu Eesti, et ühesõnaga ei, luba ei saa. Ja lavastus oli valmis, kõik oli, piletid olid müügis. Ja siis ta lihtsalt palkas ühe mehe, kes kirjutas täpselt sama taktide arvuga, samas tempos, samades rütmides, uue Kätsi. Sisuliselt uue Kätsi, kus natukene olid teistsugused meloodiad. Polnud mitte ta, vaid oli ta. No umbes selline. Et sul kõlas see kõik kõrvus, mis oli, tantsijad said tantsida oma loo ära, rahvale meeldis, aga luba ei saanud. Ja selles mõttes näiteks see on üks lähenemine, eks ole, filmile. Teine on siis see, kus režissöör tõesti, kas on ise helilooja, mida juhtub üsna arva, no Chaplin on võib-olla parim näide siinkohal. Aga kui on näiteks režissöör, kellel on tõesti mingi ihu helilooja, kellega tal on väga tõsine koostöö ja kellega ta nagu arvestab. Ja siin on parim näide kindlasti, ütleme Hitchcock ja Bernard Herrmann, kes siis no väga harva juhtub, et režissöör annab tegelikult heliloojale mingisuguse võimaluse tegelikult luua midagi sellist, mille ümber ta ehitab filmi. Ja siinkohal on siis kindlasti parim näide on Vertigos, on selline üks stseen, mis koosnebki ainult muusikast ja mille ümber on siis tegelikult ehitatud uskumatult kihvt visuaal. See on isegi tänapäeva mõistes väga, väga uskumatu lähenemine ja see on üsna pikk stseen. Ja kui poleks olnud seda muusikat, ei oleks ka seda stseeni olnud. Aga selliseid nagu kollaboratsioone on kinomaailmas siiski pigem on need erandid kui reeglid. Aga kui sa oma filme toodad, siis kas sul hakkab loomeprotsess muusikast või filmist, kuna ma tean, et sa oled nii muusik kui ka filmitegija, siis ma usun, et sul võib nii emba kui kumba olla. Kumba nagu sul rohkem tekib? Nägivad natukene käsikäes, aga kindel on, et minu selles struktuuris on see tunduvalt varasem kui mingi 17. kohal olev asi. Sest näiteks ma ei taha üldse minna montaaži enne, kui mul on muusika olemas. Et jõle palju on ikkagi see, et valmistudes võtteks, reaalselt võtteperioodiks, olen ma juba orkestriga käinud stuudios ja teinud. Reeglina ma ei ole kunagi kasutanud sünteetilist muusikat. Mul on alati olnud nagu elus orkester ja montaaži minnes ja juba ma tean juba ka siis sisuliselt võttes, eks ole, selle stseeni tempot, selle stseeni nii-öelda volüümi, mida dikteerib minu jaoks see muusika, mis on juba olemas või siis vähemalt juba peas olemas. Ja montaažis kindlasti on mul vaja, et see muusika oleks all. Et mul vist ei ole kunagi olnud seda, et ma teen stseeni valmis ja siis hakkan sinna muusikat sobitama. Et minu jaoks see niimoodi ei käi. Eks ta peab ikka koos sündima. Ma jõuan selles suhtes muusikavideoni ka natukene selle mõttekäiguga, et tegelikult muusikavideo visuaali tootmine tundub isegi natukene keerulisem, sellepärast et see aeg, millesse sa mingisuguse visuaali loo pead mahutama, on ju nii lühike. Et filmis on aega, mitu tundi lugu arendada, et päriseid karaktereid näidata, aga muusikavideo kui selline iseenesest annab nii väiksema akna, et seda kõike teha. Samas ma ei ole kunagi ühtegi filmi tootnud, isegi lühifilme, aga ma olen muusikavideosi palju teinud. Mina näiteks ütleksin, et minu jaoks on lihtsam muusikavideot toota, kuna just sellepärast, et see on lühike. Et ma ei pea läbi planeerima nii palju asju, vaid mul on antud muusikapala ette. Ma tean, et ma pean mingid kohad ära täitma, ma pean mingid mõtted leidma kas sõnadest või muusikast ja mingisugused, ütleme nii, et metafoore leidma visuaali ja heliga seoses. Et ma vaidleks natuke vastu selle väitele, aga mis sa arvad? Mart, et kumb on lihtsam, kas muusikavideot luua või siis filmimuusika? Ma hakkasin just mõtlema, et aga kas on olnud sellist olukorda ka, et
sa ju ise ei vali, eks ole, lugu, sulle keegi ütleb, et tee sellele loole video, aga on sul olnud olukorda, kus näiteks see muusika sind üldse ei kõneta või vastupidi, üldse ei meeldigi, aga sa ikka ütled, et jah, teeme. Ma olen teinud muusikavideosi tegelikult ainult enda muusikale. See lihtsalt peab meeldima. Ole aus, kas meeldib? Tegelikult tihti peale on see, et kui sa piisavalt kaua kuulad ja analüüsid kõike, mida sa teed, siis kõik muutub lõpuks suureks prügiks ja eks ma ise usun ka, et palju arenguruumi on kindlasti, aga samas mulle pakub rõõmu lihtsalt loominguprotsess ja see olen see, kes ma olen ja lõpuks tekib siuke suur ajajoon, kus sa näed, et kõik need teosed, mis sa oled teinud, need lähevad aina paremaks ja lõpuks need on väga head, millega sa oled ise ka rahul, et mul on teosed, millega ma olen väga rahul, mul on teosed, millega ma ei ole rahul, et ma ütleks niimoodi, et lihtsalt tuleb nautida protsessi ja igast projektist siis õppust võtta. Mart, kas sul on mõni film, millega sa ei ole ise üldse rahul? Hea küsimus. No, ma ei saa objektiivselt öelda, et oleks. Yeah. No, selles mõttes, et sama hea, kui sa küsid, eks ole emalt, et on sul mõni laps, kellega sa tegelikult no sa ei saa lihtsalt, see ei ole reaalne. Et ma ei saa vaadata neid eemalt olevana. Nad on väga suured osad minu elust, eks ole. Kogu see protsess, mis on sellega kaasnenud, see aeg, need inimesed, kellega ma olen kokku puutunud, et ei ole. Ma olen küll ühe asja jätnud pooleli, aga see oli natuke see, et ma tundsin, et võib-olla see ei vii kuhugi ja siis ma kuidagi leidsin nagu põhjust, et ta suretada välja, et mul ei tekiks olukorda, kus mul ongi film, mis mulle ei meeldi. Et ma ei läheks seda teed lihtsalt. Kui vana sa olid, kui sa esimese filmi tootsid? 13. Ja see oli ikkagi veel selline aeg, kus mul on lihtsalt 8 mm kaamera ja magnetofon kõrval ja ikkagi nii, et ma ikkagi üritasin seda kõike nii-öelda viia nii-öelda professionaalsesse raamistusse, aga õnneks need filmid on kadunud ja keegi nende üle ilkuda ei saa tulevikus. Aga siis esimene selline tõsine töö oli, kui ma olin 24 ja siis ma tegin nagu sellise päris esimese filmi ja kusjuures see oli huvitav, et see oli aasta 1800 something või tegelikult oli 92 ja kui sa vaatad 92, see on Eesti filmi ajaloo kõige vaesem aasta, on tehtud 2 filmi. Üks on selline Balti armastuskirjad, mis on selline kassettfilm Balti riikidest, teine on Minu varas Karl Ristikivi novelliainetel. Selline aasta oli, saad aru, Eesti, see oli see Nõukogude Liidu lagunemine, korraga muutusid kõik struktuurid, meil ei olnud enam mitte midagi. Meil polnud filmi toormaterjali, meil polnud ühtegi kohta, kus filmi ilmutatakse, mitte midagi. Aga mina olin rikas. Ma olin just teinud oma esimese filmi näitlejana Soomes, oma esimese peaosa. Ja saanud ilgelt palju markasid. Plus mul oli bänd Modern Fox, millega ma töötasin Soomes. Meil oli 30 päeva kuus iga päev kontsert. Ma sain iga kontsertidest 1000 marka. Marga kurss oli 33 rubla. Ma tulin koju, mul oli miljon rubla. Samas kui ma vanemad said 60 rubla palka kuus, eks ole. Ma mõtlen sama, et ma olen kuulnud lugusi Vene ajast ja see, kui sa räägid, et 33 rubla päevas, sa olid tõesti rikas. Mida ma oskan selle rahaga teha? Ma tegin filmi. Mis pole toonud ühtegi senti kunagi elus tagasi. Vaat selle filmiga ma ei olnud väga rahul. Vaat nüüd ma jõudsime tõendi ka tegelikult. Aga miks? Sellepärast, et see oli aeg, kus filmisid filmilindile. Ma sain mingi nipiga kuskilt siis Moskvast veel toorfilmi, mis siis tuli kanistrites kohale. Kõigepealt oli see tohutult kallis, see oli tohutult piiratud. Ma teadsin täpselt, ma saan teha absoluutselt igast kaadrist maksimaalselt 2 duublit. Kui ma tegin mõnest 1, siis ma sain mõnest teha 3. Ja mis muidugi kõige tähtsam, mida tänapäeva nagu noored filmitegijad üldse ei kujuta ette, sa ju ei näe, mida sa teed. Sa absoluutselt ei tea. Ma nägin seda, mida me tegime täna 2 nädala pärast, sest see film läks Riiga, eks ole, ilmutusele, kus siis tehti nii-öelda tööpositiiv, mis saadeti bussiga Tallinnasse ja siis me pidime broneerima siis tühjaks jooksnud Tallinn filmis selle läbivaatussaali, tulime seal kokku ja siis vaatasime ja see oli muidugi õudne. See oli õudne, kui sa siis näed seda, mis tänapäeval tunduks, et ei tulnud välja, teeme uuesti. Aga mis ma teen? 2 nädalat on mööda läinud, võtted on lõppenud. Korter, mille ma lasin ehitada Tallinn filmi paviljoni võtteks, oli juba ära lammutatud. Me panime uuesti kokku, ehitasime selle korteri uuesti üles ja tegime ümber võtteid. Mis seal siis valesti läks? No näiteks lihtsalt ei olnud asi fookuses.
Ai, valus. Ja siis ütleb operaator selle peale, et see on pehme plaan. Ma ütlen, kallis, see ei ole pehme plaan, see on praak, see on fookusest väljas. Hiljem tuli välja, et operaator on kanapime, ehk siis see, et tal õhtul kaob nägemine ära. Ma ei teadnud seda. Ta ei rääkinud, ta ei reklaaminud ka muidugi seda. Aga täpselt nii oligi, et lihtsalt me pidime tegema seda uuesti ja siis polnud ju ka veel kindel, siis oli ka veel seda stressi. Ja ongi, et see filmi tegemise stress on see, mida sa pead nagu läbi elama korra elus. Ja mulle väga tundub, et tänapäeva need, ütleme praegu BFM-i noored ei pruugi seda nagu tunda. Ja selle stressiga kaasneb tohutu vastutus, eriti kui sa teed seda nagu oma raha eest. Ja naljakas oli ka see, et samal aastal ma käisin siis korra Londoni International Film Schoolis, kus üks sõbranna õppis mul ja nendel oli just selline kursuse tööde nagu ülevaatamise aeg. Nad olid juba vist magistris, eks kõik täiskond inimesed üle maailma ja kõik olid pidanud tegema 20 minutisse filmi. Ja mina võtsin enda omaga kaasa. Ja siis me vaatasime neid, seal oli, mõned olid head, mõned olid halvad ja pärast oli arutelu ja seal arutelul hakkas nagu tekkima küsimus, mis mind väga üllatas. Ja küsimus oli umbes see, et mis siis oli nüüd selle kursuse juures kõige tähtsam selle filmi tegemise juures. Kas see tulemus, mis on ekraanil või see protsess, mille käigus me nagu siis õpime. Ja kuidagi nagu see kaldus sinnapoole, et ikkagi see protsess. Ja ma olin tollal hästi vaikne ja tagasõidlik inimene ja nüüd ma olen ka, kui ma ei ole joonud. Aga ja siis ma ei suutnud ikkagi, ma pidin ikka ütlema ja ma ütlesin, et Vot teis on praegu, ma näen seda, et teis ei ole olnud seda, et te olete ööd läbi üleval ja mõtlete, mis läks valesti, mis ma tegin valesti, kuhu läks mu raha. Et seda nad tegid, eks ole, nii-öelda kooli arvelt seda ja seetõttu tekkis see küsimus või nende poolt hakkas tunduma nagu, et see protsess on ikkagi tähtsam. Ja tegelikult ju ei ole. Film on täiesti iseseisev üksus, mis elab ekraanil ja mitte kedagi ei huvita. Kas sul oli lõbus, kas sa õppisid, kuidas oli ilm? No mitte miski ei huvita vaatajat, ei tohi huvitada. Ka 100 aastat hiljem peab see film olema vaadata lihtsalt filmina. Ja seetõttu öelda, et kuidagi see protsess on nagu tähtsam ja see film lihtsalt see tulemus, mis siis nagu selle õppetöö käigus tuli, minu jaoks oli see niivõrd vale, aga see oligi sellepärast, et neil puudus see isiklik vastutus. Aga mina, kes ma pidin kõik oma raskelt lauldud margad sinna filmi panema ja muuseas see film oli mul täpselt sama kallis, kui oleks olnud üks õppeaasta seal film National Film Schoolis. Nii et ma tunnen, et ma sain need vitsad nagu väga mõnusalt selle esimese filmiga kätte ja selle filmi puhul küll on nii, et ma ei ole teda oma nagu portfoolio seal ülitanud väga, sest kokkuvõttes ta tulemusena ikkagi mulle nagu tohutult ei meeldinud. Vaat. Aga tänapäeval filmi muusika loomine, saab ju sünteesida heli arvutiga igat pidi digitaalselt, et ei ole vaja tegelikult päris orkestrit näiteks mängima. Kuidas see varasemalt toimus? Praegu meil on programmid, et ma saan lihtsalt oma helifaili lükata sinna filmi alla ja nii see lähebki. Aga kuidas siis seda tehti? No minu puhul sa räägid ikkagi ka tänapäevast. Ma teen siiamaani niimoodi, ma ei taha teistmoodi ja minu jaoks ikkagi see nii-öelda elus muusika kvaliteet annab sellele filmile sellise teatud väärikuse juurde. Ehkki ma tean muidugi praegu on väga moes teha selliseid nii-öelda 8- ja 90-ndate stiilis, eks ole, filme panna peale mingi VHS-i filter ja teha selliseid algse mingi korgsüntesaatoriga selliseid asju. Ja mis on ka tegelikult huvitav ja retrolik, eks ole, aga minu retro läheb sinna kaugemale ja mulle meeldivad need suured ajad, mis on ka praegu tegelikult. Ega sa praegu, kui sa vaatad suuri Hollywoodi filme, need on ikkagi, kõik on massiivse sümfooniaorkestriga tehtud. Väga, väga harva on seal küll jah, saab dubleerida ja samplida juurde mingisuguseid neid stabbing brass ja selliseid asju, aga tegelikult seal on ikkagi see elus asi. Et nagu ka ütleme need meeletud filmitrikid, me kõik ütleme siin väga lihtsalt, et arvutiga tehtud, aga suures osas on see lihtsalt arvuti aitab kaasa, eks ole. Ja kui ikkagi, ma ei tea, Matrixis Keanu Reeves ta lendab köitega, ta lendab täpselt nagu lendas kuramuse Melie ajal, eks ole, 150-120 aastat tagasi. Samamoodi, lihtsalt, et arvuti aitab pärast sul need köied ära võtta ja seda pilti siluda. Et tegelikult on ikkagi kõik see inimtöö. Ja ka eks ta käib niimoodi, et mul tuleb meloodia pähe, ma kirjutan selle üles, ma arranžeerin selle orkestrile ära, ma ajan orkestri kokku, ütlen, lähme stuudiosse, teeme, palkan stuudio, salvestame selle ära ja miksime kokku ja saan omale helifaili. Ma
ma tahaksin ühte asja küsida, et kuna meil on ikkagi Tavki podcast, siis paljud noored, kes on siia konkursile esitanud, siis muusikapalasi töötavad arvutis. Neil on oma mingisugune programm, kus nad siis panevad, ma toon väga labase näite, et väikseid ruudukesi niimoodi trummi mustritena kokku, panevad sinna mingi instrumendid taha, mis on ka tihtipeale sünteetilised, need on kõik siin arvutis olemas. Et kui sina tegid kunagi mingit muusikat või siis filmimuusikat või mis iganes, et kas sa päriselt võtsid nagu noodipaberi ette endale, kirjutasid sinna noodid, mõtlesid seda, et kuidas see kõlab peas või kuidas see protsess siis välja nägi, et see on nii erinev, ma arvan, praegu. Jah, ma tegin seda veel nädal aega tagasi, aga põhimõtteliselt ma usun, et see protsess on erinev ja tegelikult muidugi see sünteetiline muusika ja arvutimuusika ja samplid on muutunud niivõrd kvaliteetseks ja lähevad aina paremaks loomulikult veel, et tegelikult on võimalik kõrva ära petta üsna edukalt ka tänapäeval ja teine variant on muidugi see, et sa alustad siis ütleme sellest sampli materjalist, osa asju ongi samplites paremad, kui sa saad saavutada tõesti kõik maailma trummisamplid, et saada sellist soundi stuudios. Mul ei ole praktiliselt seda reaalselt öeldes seda võimalust sellist, et saada neid selliseid haamerdavaid või kuidas eesti keeles on, noatavaid prässe, noatavaid vaski. See on samuti nõuaks tohutult palju proovi, massiivset pressisektsiooni stuudiosse. Aga mis on kõige ilmselt parem variant on see, et sa alustad sellest nii-öelda sünteetilisest skoorist, eks ole, teed selle valmis ja tegelikult on ju see ükskõik, kas mul on lahti Sibelius, kus ma kirjutan noote partituuri või sul on lahti siis mingisugune sample programm, kus sa tõstad neid noote kohe, eks ole, paika ja kuuled neid. Tegelikult on see samasugune töö. Aga kuidas sina teed või tol ajal tegid? Mina teen ja teen ka praegu ja teen ka edaspidi lihtsalt nii, et mul on tõesti noodistamisprogramm lahti lihtsalt Sibelius ja Sibelius kasutan ja ma lihtsalt kirjutan arranžeeringu, nagu seda on tehtud. Aga kui Sibeliust ei olnud veel? No ütleme ja tõesti selle esimese filmi puhul, mis oli aastal 92, ma kirjutasin ikka noodipaberile käsitsi loomulikult. Käisin paljunduses, tegin paljundused ja otsisin orkestrit, siis mul ei olnud veel oma orkestrit, praegu mul on see asi, eks ole, et mul on oma nii-öelda muusikud, kellele ma saan öelda, et lähme stuudiosse ja teeme seda. Ja otsisin mingi orkestri, sain väga sita orkestri, ei saanud õiget pianisti, pidin ise mängima, mängisin okeilt, see oli selline klaverikontserti stiilis asi. Aga jah, ega selles mõttes see on ikka väga traditsiooniline tehnoloogia, mida muusikud on alati teinud ja teevad, ega see ei kao ära, ega muusika kirjutamine peab kuidagi jääma, muusika peab olema vormistatud, see, et sul on peas, see ei vii kuhugi, eks ole, see on ideed patenteerida ei saa. Mul tegi väga nalja, mul üks sõber kirjutas Facebookis ja siis ta kirjutas mulle niimoodi, ta ei tee nagu midagi, ta on siuke lihtsalt elaskleb ja ei oska midagi ja siis ta kirjutas mulle, et kuule, et ma mõtlesin, et ma hakkaks ikkagi muusikat tegema, aga saad mulle paar nõuannet anda, kuidas see käib? See oli mu lemmikkiri eelmisest aastast, kus inimene, kellel puudub igasugune arusaam muusikast, lihtsalt tunneb, et ta tahaks hakata tegema ja kindlasti ta midagi ka tegi kuskil oma mingi arvuti tal oli ja tänapäeval selles mõttes, et igaüks, kellel on mobla, on fotograaf ja filmitegija, eks ole, et need piirid on natuke hämustunud ja piirid paneb siiski paika turg ja vaataja ja kuulaja. Ja ma ei saa ju öelda, et ära tee, et sa oled loll. Tee, et tee siis seda do it the hard way, eks teised hakkavad sulle pärast ütlema, et sa oled loll, aga alati on võimalus, et tal on geenius, alati on võimalus, et Jumal teab, mis juhtub, äkki tal tuleb mingi imeline asi sealt, seda me ju ei tea. Ma mäletan, üks eurolaulja oli mõned aastad tagasi, kes tundus ka väga loll ja ma ei mäleta, kus riigist ta oli ja ta ütles, et tema elu eesmärk on kirjutada mingi maailma parim raamat, aga ta pole ühtegi raamatut lugenud, sest ta ei taha, et teda mõjutavad teised raamatud. Kas mäletate sellist asja? Kusjuures ma olen kuulnud sellist asja, et muusikud, on selliseid muusikuid, kes ei kuula tavaliselt muusikat lihtsalt selleks, et nad ei oleks mõjutatud kõige sellest, mida nad kuulevad, vaid nad lihtsalt loovad. Tundub, et see on täitsa levinud isegi mõtteviis. See ei ole võimalik, see ei ole otseselt võimalik, et
midagi nad on elus kuulnud. Kindlasti ja ma arvan, et nad väga tugevalt kasutavad seda kõike ära, mis nad on kuulnud ja inspireeruvad sellest, sest et enamus meie ümbert, mida me ise, mida me ise loome, on ju tegelikult nii-öelda remix sellest, mida me oleme kogenud ja mida rohkem me oleme kogenud, mida rohkem me oleme näinud, mida rohkem me oleme kuulanud ja kuulnud, seda rohkem me ju tegelikult oskame ka näiteks oma muusikasse panna. Ja loomulikult. Praegu me hästi tõsiselt ju arutame neid AI küsimusi, eks ole, kas see on kunst, kas see on looming ja eks ole, mida AI teeb, tegelikult on ju, ta ju samplib, eks ole, tal on ees kogu maailma looming, kui sa lased tal näiteks kirjutada luuletuse või kirjutada või joonistada pildi, mis ta teeb? Ta valib kõikidest olemasolevatest maailma piltidest, mis on kuskil netis saadavalt, selle info ja paneb siis kokku ja tegelikult on see ju inimese puhul täpselt sama. Absoluutselt, lihtsalt meie nagu teadmiste baas ei saa olla nii suur, sest me ei ole suutnud nii palju informatsiooni läbi töötada. Sellepärast kusjuures mina arvan, et AI on väga-väga tugev tööriist inimesele, et seda ära kasutada ja integreerida. Ma vahepeal läksin nagu, armusin AI-sse ja olin hästi suures suhtes temaga ja igast asju katsetasin tõesti ja lasin tal tohutult stsenaariumet kirjutada ja nii edasi, aga tõesti ükski pole töösse läinud, sest et väga geenius ta pole. Aga ta teeb kvaliteetseid asju. Olen näinud inimeste poolt sitemaid stsenaariume nagu tõsiselt, kui see, mis AI teeb. Aga paar päeva tagasi ma lasin AI-il, andsin talle ülesande kirjutada sonetipärg. Ja teha seda eesti keeles kusjuures. Sonetipärg on teadupärast üks raskemaid asju, millega on hakkama saanud väga vähesed luuletajad. Eestis on neid, minu arust on paar luuletajad, kes on kvaliteetses sonetipärjaga saanud hakkama ja kas see pole midagi sellist, et seal peab olema... Mis on sonetipärg? See peaks olema, sonet on väga sellise keeruka ülesehitusega luuletus, kus peavad olema väga täpsed riimid, väga täpne rütmistruktuur ja sonetipärg on see, et seal, kui ma võin natuke nüüd eksida, aga minu arust on seal 12 salmi peab seal olema ja 13. salm peab moodustuma kõigi nende luuletuste esiridadest. Et see on nagu ülim selline kõrge matemaatika lihtsalt. Vot. Ja loomulikult on seda raske teha, eks ole, ja see nõuab tohutult aega. Aga AI tegi selle mul 30 sekundiga ära ja see ei olnud nüüd mingisugune meistriteos, aga see ei olnud ka halb. Ja see ei olnud loomulikult selline, et sa ütleks ära, et AI on teinud. Võib-olla ainult sellepärast, et tal on eesti keeles veel natuke probleeme. Aga kui sa palud sama asja teha inglise keeles, mida ma nüüd muidugi palusin, siis see tuli kvaliteetne. Ja seda ometigi ju ta tegi siiski ise, sest sa sonetipärga ei saa olemasolevatest asjadest kokku komponeerida. See on struktuur, mis vajab algusest lõpuni, eks ole, läbi töötamist. Nii et ikkagi suur au sellele masinale. Ja muidugi mina arvan, et see AI on tegelikult ikkagi selline kuskil kõrgemas dimensioonis olev kogum, kus on kõik vaesed surnud stsenaristid ja poeedid pandud nagu igaveseks vangi, kes peavad lihtsalt töötama sinu heaks ja teevad seda siis oma ajas, ehk siis meie ajas 1 sekund, nende ajas võib-olla on see aasta, mida nad seal teevad ja me lihtsalt vajutame nuppu ja nemad nutavad ja töötavad. Aga kas loomingus mitte ei ole hästi oluline aspekt, emotsioon, tunne, millega näiteks luua. Näiteks kui mina päriselt jagan oma siirast emotsiooni ja panen selle oma loomingusse, siis tegelikult ju kuulaja tunneb seda. Ta tunneb selle mingisuguse X-faktori ära. Ma ei usu. See on kõik ikkagi kontekst. See on täpselt sama, nagu ma ütlen, et see kõrge sollnoot viiulil üksinda ei ole emotsioon. Aga kuna me teame, et see Marveli filmides tähendab, et neiu hakkab nutma, siis ta kannab endast seda emotsiooni. See on kõik kokkuleppeline asi, on ju. Ja midagi väga tahtsin veel öelda, nüüd läks meelest ära, midagi ma tahtsin selle emotsiooni kohta. Ma tahtsin öelda veel, et sageli ka, et sinu enda, see, mis su hinges toimub, see, kui sul puuduvad oskused, seda nagu teistele teatavaks teha, siis ta ei tööta jällegi. Ja näiteks jõle palju on neid, ütleme nii, et neid noori, kes kirjutavad jõle sitta poeemi, on ju kõik kohad täis. Me näeme Facebookis need algavad sõnadega mingisugune käti mu jumal või see on tead see, mis käib, eks ole, ringi, peavad kirjutama mingit sellist asja. Ja siis nad tahavad ju sinna panna mingi armastus, aga see on väga-väga paha lihtsalt. Aga näiteks ja näitlejate puhul, mõni noor, ta on ju veendunud, et ta on hea näitleja, sest ta ise elab seda kõike läbi, aga see ei paista välja. Ja klassikaline legend on, kui Marlene Dietrich oli väga noor neiu ja 20. aastatel käis Max Reinhardtile kuulsale teatri impressaariule nagu ette näitlemas, mängis Margarete Seni Faustist, nuutis, silmad olid märjad, pisarad tilkusid igale poole. Reinhardt ütles pärast talle, vaadake ilus laps, teie silmad on märjad, minu omad on kuivad. Et see, et sa ise elad läbi, see, et sa ise tunnetad midagi. So what? Me kõik tunnetame midagi.
aga see ei tähenda, et mina peaksin saama sellest rõõmust või kurbusest osa, kui sa ei oska seda niimoodi väljendada, et sa paned mind seda tundma. Aga kui AI näiteks loob midagi, siis tal on ju ilmatu hulk informatsiooni, mida ta läbi töötab ja mille najal ta tegelikult midagi loob, aga ometigi see ei anna seda mingisugust efekti või affekti, mida annab mingisugune inimloodud asi, ehk siis mis on siis erinevus, kas ei ole mitte see emotsionaalne efekt täpselt seal vahel, mida me edasi anname? Sest okei, minu kogemus, minu emotsioon võib olla küll mulle isiklikult personaalne, aga kas ei ole mitte rohkem nii-öelda relatable, rohkem, mis see eesti keeles nüüd on siis? Suhestutatav, just täpselt nii, kui see, mida tehisintellekt loob. Ma ei usu, minu meelest on ikkagi sõnad ja ka muusika on suures osas ikkagi algoritmid, eks ole, et teatud nende omavaheline järjekord lihtsalt reglementeerib kohe mingisuguse emotsiooni, eks ole. Sõnade puhul, muusika puhul isegi on see isegi lihtsam, sest et arvuti praegu muusika loomisega tegeleb nagu vähem, aga ma arvan, et kohe läheb see sinna. Ja tegelikult oleme ju, see on kõik eelprogrammeering, eks ole. Me teame, see on vana Kreeka aegadest, me teame, mis intervallid mõjuvad meile hästi, mis intervallid mõjuvad meile halvasti. Me teame, mis on erinevate tempode, erinevate rütmide, erinevate tonaalsuste, milline efekt või affekt on siis inimesele. Nii et see on tegelikult on see matemaatika või meditsiin, eks ole. Ja sisuliselt on see ju tohutult lihtne võtta. Meil oli siinsamas koolis, ma kõigepealt käisin siin koolis, baka tegin ma musikoloogina, ehk siis õppisin muusikat. Ja meil oli siuke tore natuke mõnitav lühikursus nimega veerand tunniga Arvo Pärdiks. Mida andis üks väga tore õpetaja, kes on väga kes on väga pärdikriitiline. Nagu näete, minu maalitud Pärt on siin selja taga. Ääretult kaunis. Ja mina olen ka tegelikult pärdikriitiline. Ma tean, et paljud võib-olla nüüd natuke vihastavad, aga Pärt on natuke siuke Marveli tüüpi manipulaator. Ja, et tegelikult on ta, minu jaoks on ta sisutühi ja väga vormi sõltuvuses ja just nagu rõhutab siis seda tohutut sügavust ja vaimsust, mis seal just nagu peaks olema, aga mis tegelikult taandubki sellele nii-öelda pärtlusele, ehk siis nendele pärdi teatud intervallidele. Ja selles kursuses täpselt samuti oli, meile tehti konkreetselt selgeks matemaatiliselt, mis on need pärdi intervallid, mis kõlavad meie jaoks nagu, mille järgi sa tunned pärdi ära ja mis just nagu automaatselt tekitab sinust mingisuguse tšakrate avanemise tunde. See on ülev, see on mingi sügav asi, mis tuleb kosmosest. Ja see on tehtav, see on niivõrd tehtav. No kui me vaatame näiteks popmuusikat, siis tegelikult miks nii paljudel inimestele see peale läheb, ongi ju see, et lahenemine dominandist toonikasse on see täpselt dominant pakub seda pinget ja siis toonika on see kiire lahendus. Vahepeal käib korra veel subdominant läbi, see tungleb veel edasi. Et loomulikult see on nii matemaatika, eks ole. Tegelikult ju kõik laulud on, või väga palju poplaulud on samade akordidega. Absoluutselt. Sa paned YouTube'i praegu, et 50 laulu samade akordidega, seal on hea compilation, kuidas tegelikult täpselt samade akordidega 500 vähemalt. 50 või isegi 500 poplaulu täpselt sama retseptiga, aga inimestele meeldib. Aga see on tohutult jällegi kontekstne, see on kultuuri kontekstne, eks ole, et see, mis töötab siin nii-öelda õhtumaadel ja õhtumaade kultuuris ei tööta mujal. Ja klassikaline lõbuslugu on sellest see, kui valmis film Elisev muusika, mis läks Hiina levisse, siis see tundus väga pikk ja Hiina levitaja siis lühendas seda, lõigates välja kõik laulud filmist. Meie jaoks on see absurd, aga nende jaoks oli see mingi mõttetu asi, mis ei öelnud neile mitte midagi, sest Euroopa-keelne muusika, Euroopa muusikakultuur, meie jaoks need järgnevused, mis tundub meile issand kui ilus ja need laulud, eks ole, nende jaoks on see sama, kui sa kuulad Hiina, eks ole, mingisugust laulu, mis ei pruugi sulle mitte midagi öelda. Ja see ongi nagu näitaja, et see sama AI peab nagu olema teadlik, kellele ta seda eks ole, asja hakkab looma, kas ta teeb seda eurooplasele või mitte. AI-ga on see, et inimene peab olema ikkagist nagu top of the list, et ühesõnaga on inimene, siis tuleb AI vahele ja siis saab midagi päris ägedalt luua. Et mul on 2 head näidet. Esimene on see, et ma käisin just Rootsis kontserdil, Wu-Tangi kontserdil, see, mille müts mul ka peas on praegu. Ja see on üks kõige vanemaid vanakooli räpigruppe, siuke ühed hip-hopi alusepanijad, ütleme nii. Ja seal kontserdil oli tehtud lavavisuaalid puhtalt AI-ga.
nagu seda oli ära tunda, aga see mõjus niivõrd hästi, et seal oli tunda seda, et nad on teinud näiteks pildi mingist rap-grupist pannud sinna prompti, et kui te ei tea, mis prompt on, siis on see, mida sa nagu AI-le saad öelda, mida sa selle pildiga teed, on ju. Et on teinud selles grupis pildi öelnud, et pange sinna taha ala mesilased lendama. Ja kui laul räägibki nagu mingi mesilastest, neil on siuke killa bees selline väljend, mis neil hästi läbi käib ja tõeliselt ägedad visuaalid olid ja selles kontekstis siis kui on inimese poolt loodud muusika, mis on nagu tegelikult aegumatu, nad on juba legendaarse staatuse endale saanud ja nad on AI integreerinud sinna lavashow'sse. See töötas nagu minu jaoks mega hästi. Teise variandina on see, et hiljuti väga kuulus räppar Drake siis sai väga vihaseks selle peale, et mingisugune TikToker nimega Ghostwriter tegi siis sellise loo, kus ta siis räppis sisse mingi salmi, tegi mingisuguse beat'i, pani siis AI-st läbi, et see oleks Drake'i ja The Weekndi, kes siis tuleb ka augustis Eestisse ja on kõige kuulsam artist praegu maailmas. Lasi sealt programmist läbi ja see laul sai väga-väga kuulsaks, väga populaarseks ja kõik ütlesid, et see on parem kui nende artistide originaallooming. Aga siiski point oli see, et top of the list oli siiski inimene, kes laulis need ideed sisse, ta lasi need läbi AI ja tegi sellest midagi. Et ma arvan, et see on nagu... Ma praegu veel ei muretse selle eest, et AI võtab kõik üle. Ma arvan, et inimesed, kes suudavad AI-d integreerida enda kunsti hästi, on need, kes võivad siis vallutada võib-olla maailma mingis mõttes. Ja kas muusikavideo oleks selline meedium, mida võiks lasta läbi AI ja lasta midagi toota sellist? Absoluutselt, ma olen sellega täiesti nõus, jah. Et ma ütlen, millega AI on raskusi, on sisu. Me tuleme tagasi selle sõna juurde. Sisu ja sügavam point. Et ta vormiga saab alati hakkama ja just nimelt lühivormid nagu luule ja muud, need toimivad hästi. Aga tõesti, ma naljatasin temaga umbes nädal aega ja töötasin läbi mingisugune 100 stsenaariumit, mis ta mulle tegi. Et tal on väga suuri probleeme pointiga. Tal on väga suuri probleeme näiteks, eriti kui sa ütled talle, et kirjuta palun Agatha Christie stiilis Kriminull, kus 10 inimest on Inglise maamõisas, üks leitakse mõrvatuna ja tuleb Miss Marple, kes hakkab seda lahendama. Siis ta on nii suures hädas. Ta kirjutab sulle tõsimeeli mingisugust jama ja mis ei vii kuhugi välja. Et seda ta ei oska, sest pointi, surprise'i, twisti ta ei valda. Kohe mitte üldse. Ja. Aga samas ma pean ütlema, et minu jaoks oli väga suur vapustus, kui AI tegi minuga üks nalja. Ja see mind natuke ehmatas, ausalt öelda ära. Ja mina alati alustan oma vestlusi Good morning AI. Sest et ma ei taha sattuda halba nimekirja. Kusjuures jah, ma ka alati üritan võimalikult viisakatega suhelda. Absoluutselt. No, jumal teab, mis ta kuskil mõtlema hakkab. No. Ma olen see vend, kes on igast troppusi proovinud. Mõned programmid lubavad, mõned ei luba. See on muuseas tore ja ma olen ka muidugi. Aga mis oli ka veel, mis väga üllatus oli see, et ükskord me olime, kui see oli veel väga uus ja muidugi EIL on vahepeal toimunud ka sellised piirid on pandud natukene peale. Et kuskil jaanuarid-veebruaris oli ta tohutult vaba. Siis ta tegi kõik, mis sa panid talle sinna. Hiljem hakkasid juba tulema mingi I'm sorry as an computer model I can't. No mingid sellised vabandused ja võuklus ja sellised hakkasid tulema sisse. Alguses polnud mitte midagi. Aga siis me olime ükskord minu juures, kus olid 2 neidu ja 1 koer, kelle nimi oli siis Bob. Ja siis nad ütlesid, et las ta kirjutab luuletus meist. Ja ma ütlesin, et kirjuta palun luuletus, kuidas siis Maria, Anni ja Bob tulevad Sanderile külla. Ja siis ta kirjutas luuletuse Beautiful Mary and lovely Annie and their cute dog Bob. Ja siis me küsisime, kus sa teadsid, et Bob on koer, sest meie talle seda infot ei öelnud. Ja siis ta ütles, et I'm sorry if I made a mistake, but Bob is such a generic dog's name, so I automatically assumed that it would be a dog. No fuck, no kuule, ei ole. Nende silmad on igal pool, nad teavad kõike. Sorry AI, ma ainult kiidan praegu aga täpselt nii see oli ja see näitas jällegi, et oleme ikka temaga viisakad, sest et varsti me oleme tema orjad. Ma saan aru, kui sa oleks olnud Pontu või Rex midagi, aga Bob... No ma tunnen rohkem inimesi Bobe kui koeri Bobe. Sama. Ma ei ole tegelikult ühtegi
koera ei tea, kelle nimi Bob oleks. No võt, ja see, et ta ütles cute little Bob, kuna see on cute little puudel, mitte mingisugune hagias suur, eks ole. Nii et veel kord, AI-l on ikkagi ligipääs absoluutselt kõigele, ma arvan, mis toimub meie arvutis, see on automaatselt ka tema peas. Aga mul on üks teemaväline küsimus, mida ma arvan, mina kui ja võib-olla Jana kui integreeritud kunsti ja muusika lõpetanud tudeng tahaks teada, on see, et sa oled oma karjääri jooksul tegelenud nii paljud erinevate kunstivormidega, sealhulgas siis muusika, film, teater, mis iganes veel asjad, et kuidas sa nagu ja maalikunst muidugi. Kuidas sa tasakaalustad ja leiad inspiratsiooni nende erinevate meediumite vahel ja kuidas sa üldse nagu opereerid, et sa nagu saaksid kõikide asjadega hakkama? See sõnarigi juba käis ära, see tasakaalustamine, see ongi minu jaoks kõige olulisem, et kui ma teeks ainult ühte asja, mul tunduks kangesti, et ma olen nagu balansist väljas. Minu jaoks on see just väga oluline, et ma saaksin teha erinevaid asju ja mingilgi määral tasemel. Et ma siiski õnneks kõiki neid asju olen natuke õppinud, et ma päris ja tegelikult ei ole ju see ka, paljud ütlevad, et et maalimine on kindlasti hea lõõgastus sulle, no kurat ei ole, see on niuke stress, see on nii vastik tegelikult, sul on alati on sul selle maali keskel on see üks hetk, kus sa näed, et no mitte midagi ei tule välja, et see on nagu nii õnnetu ja nii hale. Seda ei toimu, näiteks filmi tegemise puhul seda ei ole ja muusika puhul ka seda nagu ei ole, aga maali puhul on alati ja siis sa pead lihtsalt läbi murdma. Aga see stress on alati ja seda sa tead juba ette ja siis ta ikka ei tule päris selline, nagu sa tahaks. Nii et see ei ole puhkus. See on puhtalt tulemussport. Mina hakkasin maalima, ütleme sellepärast lapsena, et me käisime vanematega emaga Kadrioru kunstimuuseumis, kus ma jäägitult armusin Köhlerisse ja ma sealt otsustasin, et kui ma saan suureks, siis mul on hästi palju selliseid maale. Aga kuna ma tollal ei teeninud veel 1 000 000 rubla kuus, siis minu ainuke võimalus oli, et ma hakkan ise tegema neid. Ma hakkan ise tegema ja muidugi ma olingi mingi 6-7 aastane ja tõesti vanemad nägid nii palju vaeva, et nad hankisid mulle selle esimese lõuendpapi ja õlivärvid, mis ei olnud tollal üldse vabalt saadaval, pidi olema kunstnike liidu liige, et neid saada üldse, siis keegi kuskilt hankis ja muidugi see pettumus oli tohutu massiivne loomulikult, kui sa hakkad tegema nii-öelda õlimaali ja sul puuduvad absoluutselt arusaamad, kuidas seda struktureerida niimoodi, et ta algaks õigesti ja lõppeks õigesti. Et see valus pettumus oli ära, siis ma ikkagi aastakümneid ei maalinud ja alles siis täiskasvanust peast hakkasin sellega nagu siis nii-öelda teadlikult tegelema. Eluaegal ma küll joonistanud kogu aeg, et see hoidis mind nagu vormis. Et jah, aga ongi, et kui ma teen ühte asja, mul tekib õudne tahtmine teha teist asja. Et näiteks pärast mingisugust filmiprojekti reeglina algab mul see maalimisaeg näiteks peale. Kui ma olen ikkagi istunud, ütleme 6 aega Mondis ja teinud mingit post-productionit ja kõike seda, siis ma ilgelt tahaks midagi muud teha. Ja samuti näiteks, kui ma olen mingisuguse raamatu välja maadelnud arvutis, siis ma tohutult tunnen vajadust stuudiosse minna ja mingit muusikat teha. No ongi, et minu jaoks on see tasakaal just selles, et ma saan neid asju nagu valida. Samaaegselt ma ei taha teha nagu erinevaid asju ühe korraga. Et ma ei saa nii, et ma teen kella 3-8 teen raamatut ja siis lähen maalin 2 tundi ja siis teen muusikat mõned tunnid. Mõned oskavad nii, ma ei oska. Aga kuidas sa suhtud sellesse väitesse? Ma olen kuulnud inglise keeles sellist väidet, aga tõlgin selle eesti keele, et kui sa praktiseerid mitut ala korraga, siis sa ei ole mitte ühega ala meister. See on tõsi tegelikult ka, jah. Eks ma olen elus mõelnud palju näiteks, et kas kui ma oleks oma arenguteed õigesti käinud, alustasin muusika keskkoolist ja kas minust oleks saanud näiteks väga hea kontsertpianist või midagi sellist. Aga ma ütlen ausalt, et mul on see natuke selline, tänapäeval vist öeldakse see deficit disorder või midagi sellist, eks ole, kerge tähelepanu häire, et mul ei ole seda tahtmist nagu vist, et ma saaksin tõesti 8 tundi päevas nagu tõesti teha seda ühte asja, ainult selle ühe asja nimel. Et ma väga, väga hindan neid inimesi, kes seda suudavad ja
mina ei suuda, aga ma olen leidnud jah selle oma elu balansi selles, et ma niimoodi pekslen nende erinevate asjade vahel. Olen kõigest siukene, pooljameenia hea, nii ja naa. Aga ilmselt võib-olla tõesti jah, et suurmeister mitte üheski asjas, aga võib-olla on see veel ees. Ja võib-olla ikkagi mingil määral me ise tahaksime öelda, et need asjad ikkagi toetavad üksteist, et need ei ole eraldi selles mõttes, et oleks ma teeks nagu ühe käega astrofüüsikat ja teisega üritaks, ma ei tea, aju opereerida või sellist, need on eraldi asjad. Aga need kunstiasjad, tulen jälle tagasi Wagneri ja Gesamtkunsti juurde, et need on mingil määral kõik üks sama algoritm ja eriti muidugi nad tulevad kokku kinos. Kino hõlmab endas kõiki neid elemente väga tugevalt, ta hõlmab endas kirjandust, eks ole, ta hõlmab endas muusikat, ta hõlmab endas visuaalset kunsti ja kui mida rohkem sul on nendest asjadest teadmisi, seda lihtsam sul tegelikult kinomaailmas on need kõik kokku viia. Ja muusikavideos ilmselt täpselt samamoodi. Kas sa oled kunagi mõne muusikavideo teinud? Ja ma olen teinud vist 2 muusikavideot. Üks oli suure meemi staatusesse tõusnud minu versioon Pachelbeli kaanonist ehk siis Põhja-Tallinna laulust Meil on aega veel, minu versioonis ei löö käega me ja siis, mis sai koheselt mingi miljoneid vaatamisi aga see oli puhtalt see kompilatsioon, ma tegin selle ühe õhtuga, mulle lihtsalt umbes Delfi esitas mulle küsimuse, et kui oli vahepeal see et teema, et kas see Põhja-Tallinna Meil on aega veel on plagiaat või mitte, eks ole. Nagu Pachelbeli kaanonist küsiti ka mult, ma ütlesin, et ta baseerub samal lool, mis võib teda pidada nii üheks kui teiseks, siis öeldi, kas sa suudaksid teha loo, mis oleks ka nagu Pachelbeli kaanon ja umbes samasugune, aga ei oleks päris sama lugu. Ma ütlesin, muidugi suudan. Ja siis hommikuks oli ta valmis, et tollal oli see väga tore, kuna ma kasutasin täpselt samu nagu riime ja rütme, kui Põhja-Tallinn kasutas, kes olid selle loo fännid, need olid nagu pretty disturbed sellest minu versioonist, mis kõlab nagu hästi sarnaselt, aga ei ole seda. Aga selle video ma panin lihtsalt kokku mingitest 30 aasta animatsioonist ja muusikafilmidest lihtsalt niimoodi rütmi. Aga teine oli tõesti siin samas BFM-i ajal, meil oli ka ikkagi, ma usun, et teilgi kursus muusikavideo tootmine ja lavastamine ja seal käigus ma tegin ühe enda loo muusikavideo ja me läksime hästi minimalistlikku teed, mis oli minu jaoks tore. Ma ütlen ka natuke, et ma ei viitsinud võib-olla tohutult möllata, et läksin sellist lakoonilisemat teed, sest see ei ole päris minu meedium. Et mulle meeldivad pikemad. Kas sa ütleksid siis, et sulle pigem meeldib luua muusikat visuaalile kui visuaali muusikale? Mõnes mõttes, aga tegelikult ma ei saa nii öelda, sest et ka filmi puhul ma ütlen, et vahest mul algab muusikast, eks ole, ja tegelikult ka mingi filmistseeni ma võin täiesti ehitada mingi muusikalise teema ümber, mis ma tunnen, et see on nagu nii õige ja mida see tingib, mida see tahaks, et seal filmis toimuks sel ajal, et see on umbes nagu see Hitchcock ja Bernard Herrmanni koostöö, et kui on midagi väga head, siis taeva pärast las see visuaal korra allub sellele muusikale, eks ole, või pigem las nad lähevad kõrvuti ja teevad seda koostööd. Et see ei pea olema alati, see ongi mu selle pika doktoritöö mõte, et see ei pea olema nii, et visuaal juhib ja muusika kas kommenteerib või käib järgi. Vahest võib olla teistmoodi, vahest võib juhtuda, et see muusika tegelikult juhib ja annab infot rohkem kui visuaal. Ja kui keegi on kunagi sattunud näiteks õudusfilmi vaatama ilma helita, siis vabandust väga, aga seal peaaegu ei ole mitte midagi õudsat. Et see heli annab ikka väga palju juurde. Nii et mul on väga hea meel, et selline doktoritöö tuleb, mis viib ka rohkem tähelepanu helile visuaali kõrval, sest see tõepoolest on tähtis. Ja see on kusjuures natukene uurimata teema, et kui ma alustasin sellega, mul oli üsna vähe aimu, kuidas see lõpeb see kõik, eks ole. Aga selle 4 aasta jooksul ma tegelikult sain teada, et ei ole seda väga sellisel kujul uuritud ja isegi need kõige suuremad filmi heli ja filmimuusika uurijad, spetsialistid maailmas on kuidagi nagu, seal on selline nagu blind spot väikene olnud. Et seda varianti, et see muusika oleks just, mina nimetan seda personifitseeritud muusika, ehk siis ta muutub nagu tegelaseks tegelikult. Ta peab omandama tegelase funktsioonid ja tundemärgid, et ta saaks sekkuda nii-öelda sisusse.
eks ole, et muusika oleks tegelikult üks tegelane filmis. Ja ma tegin siis ka näitena neli lühifilmi. Ühes on siis konkreetselt, kus ongi nii, et ja muidugi nende filmide puhul on ka see tricky thing, et vaata ei tohi teada, et see on selline eksperiment. Eks ole, et sa pead alustama seda filmi mõeldes, et see on kõige tavalisem taustamuusika lihtsalt, eks ole. Ja mingil hetkel midagi hakkab sind häirima, mingil hetkel on nagu, et mis nüüd, aga tegelikult ongi, et see muusika on üks tegelane filmis näiteks. Ja. Aga mis on sinu saladus, et kuidas sa suudad nii erinevates valdkondades ikkagi töötada efektiivselt, et Limonaad. Limonaad on minu saladus. Limonaad, okei. Saaks seda paikalit veel natuke? Jah, ütleme nii, et saladust ei ole, saladus on elu. Elu ongi see, et sa võtad, mis iganes sulle nii-öelda toitu pakub või inspiratsiooni, kuidas sa seda iganes nimetad, või infot lihtsalt. Kui sul on piisavalt oskust, siis sa saad seda infot inimestest ja olukordadest enda ümber ja kanaliseerid seda mingisse loomingusse. Aga kas kui sa teed mingisuguseid projekte, kas sa võtad nagu üks projekt korraga, et kas sa nagu lülitad ennast teistest meediumitest tolleks ajaks välja, kui sa teed näiteks filmi või siis kui sa teed muusikat, sa oled täiesti muusikas sees, et kuidas sa nagu nende meediumite vahel opereerid? Jaa, absoluutselt. No selle vahega, eks ole, et kino jällegi võimaldab mul teha kõike muud. Et kino tehes mul on valida, kas ma palkan inimese, kes kirjutab mulle stsenaariumi, kes kirjutab mulle muusika, kes on filmikunstnik või ma teen seda ise. Mul on seda lihtsam teha ise, sest et ma näen mingit tulemust kohe nagu vaimusilmas. Ma mõnes mõttes olen oma nägemuse ori, et minu jaoks on väga raske minna sealt välja. Kui ma olen midagi nagu visualiseerinud enda jaoks, siis mul on raske seletada. Mulle on kellegi teisel raske seletada, teeme natuke teistmoodi. Kuigi see teistmoodi võib olla isegi parem variant. Aga kuna ma olen nagu, see on mul naelaga nagu aiu löödud ja mul on tohutult raske minna sealt välja. Vot, aga selle tõttu ma saan teha ka teisi asju. Aga tõesti ma ikkagi pühendun nagu väga tõsiselt, et ma ei taha killustada ennast. Plus ka see, et kui on mingi projekt konkreetne käsi, ma lihtsalt olen sellest nii innustatud ja ma olen selle üle nii elevil ja nii rõõmus, et ma ei tahagi muud teha. Ma lihtsalt ei taha mitte midagi muud, kui seda projekti. Tõeline kunstnik. Ja, just. Aga kuidas on siuke tänapäeva tehnoloogia voogedastusplatvormid on ju? Et no midagi pole parata, et vaata, oli aeg, kus et teha fotot, eks ole, sa pidid tulema oma 20 kilo kaaluva tehnoloogiaga sõitma kohale, panema selle püsti pool tundi ettevalmistust ja siis üks lõps, eks ole, et see asi toimiks. Praegu piire pole, kui sul on mingi asi, mis jäädvustab ja sul on piisavalt aega ja su sõrm vajutab piisavalt kiiresti, siis on loogiline, et sa saad mingi hea asja. Eks ole, 1 miljonist juhtub olema kvaliteetne asi. Et selles mõttes see tundub natukene, et see enam ei ole tähtsus mitte su nagu nägemuses või su missioonis või su eesmärgis, vaid pigem, et kas sul on see mingi vahend, millega see ellu viia ja küll siis midagi tuleb. Eks ole. Ja sinna lihtsalt kahju on see, et sinna vahele kaovad ära päris head asjad. Et kui sul ikkagi on selline ületootmine käib kas või siis tõesti muusika maailmas, siis selleks, et sealt eristada seda, et seal 10 000 uue pop-hiti vahel on mingi tõeliselt hea asi, see, ta kaob sinna metsa lihtsalt ära ja ta ei pruugi jõuda inimeste, millest on tohutult kahju. Ehk siis konkurents läheb palju suuremaks, aga... see ei ole isegi konkurents. Meri on suurem, ütleme niimoodi. Ikkagi ma ütlen, see on turu solkimine lihtsalt selles, et see ei ole ka konkurents. Konkurents konkureerivad head asjad, et kumb on parem. Aga kui sul hea asi lihtsalt kaob sinna massi sisse ära, siis on ta kurb, aga see on vältimatu ja paratamatu. Mina olen muidugi selle aja laps ikka, et ma mäletan aega, kus oli Eestis üks telekanal ja kui sealt tuli mingi hea asi, siis see jõudis kõigini ja kõik arutasid seda ja see oli kõigepealt muidugi tohutu võimalus tegijatele, aga tohutu vastutus. Aga miks tundub mulle, et seda materjali koostati lihtsalt paremini, sest et see pidi olema hea, see pidi olema hea. Praegu on meil nii palju kanaleid, kus lihtsalt tundub, et suurim probleem on seda, millega sisustada eetri aega, kust me võtame seda sousti,
seda tapeeti, mis täidaks meil vahemikus 6-8, eks ole. No, ja see on viinud kahjuks selline välja, et kui kusagilt tuleb mingi tohutult hea asi, siis see võib jääda varju. Sest kui sul on ees, isegi Eestis praegu on palju, meil on 17 kanalit või midagi sellist, mida sa saad vaadata, eks ole, nii-öelda major telekanaleid. Isegi siin, rääkimata siis kõikidest kaabli ja sati kanalitest, kust sa tead, mis see hea on, eks ole. Sellest on kahju, et sellist eelsõela on maailmas vähem. Kõigil on võimalus teha, paljud kasutavad seda, ja vaene vaataja ja kuulaja on siis see, kes peab ekslema selles rägastikus. Aga mis on su tulevikuplaanid? Kas sa valgustad meid mingite järgmiste uute ägedate projektidega, mis võivad näha ilmavalgust? Mul on selles mõttes huvitav periood ja närvesööv periood on ka. Et tegelikult ma isegi, ma räägin siis 2 asjast, need on mõlemad filmiprojektid. Et mul on aeg, kus ma olen tegelenud 2,5 aastat sellega, et üks mu film jõuaks Ameerika levisse. Ja see on olnud tohutult närve ja rahakotti. Ja mis film see on? See on Kennedy Incident. See leidis omale siis 2020 levitaja, kui ta veel uus film oli ja hästi palju festivalidel möllas. Ja siis hakkasid igasugused probleemid peale, et seda tuli nii-öelda ümber teha, seda tuli teise formaati konvertida, sellest tuli teha mingisuguseid tekstless ja tekstiga versioon, sellest tuli teha ühesõnaga asju, mida meie siin Eestis lihtsalt ei tea ja mida kahjuks ka BFM-is absoluutselt ei õpetata. Ja kui ma paari korra peal küsisin, lihtsalt kirjutasin nii-öelda oma pedagoogidele, kolleegidele, et öelge mulle palun, mis asi see on, mida nad mult nõuavad. Mitte keegi seda ei teadnud. Et see filmi levisse pushimine on niivõrd vaevarikas protsess, et see ongi see, mis on see legal, mis sul on seal eelarves tavaliselt ja mille peale keegi tegelikult ei mõtle. Ja siis alati see on käinud niimoodi, et iga kuu tagant, kui jälle on toimunud mingisugune quality control, mille eest ma olen jälle pidanud maksma mingi $700, et ta vaataks selle filmi üle ja kirjutaks mulle, mis on ikka veel valesti. Seda käis 5 ja 6 korda ja siis nad laadisid selle faili kuhugi ja see kustus poole aasta pärast ära, aga levitaja polnud seda endale download'inud, siis tuli seda kõike hakata uuesti tegema ja ma maksin selle kõige eest. Ja kui tundus, et kõik on valmis, leiti alati midagi veel, mis on puudu. Näiteks kuskil aasta alguses kõik oli umbes nii, et nüüd on valmis. Siis oli, et aga kus on teie E&O? Nad kasutavadki sellised väljendid, nende jaoks on see normaalne, mina olen nagu, et fuck, no ütle välja, mis asi see on, mis kuradi E&O. Ja siis ongi, see on Error and Omissions Insurance, mis on asi, mis peab igal filmil olema rahvusvahelises levis. Et näiteks kui juhtub, et keegi Kennedy, näiteks klanni esindaja leiab, et see film haavab tema tundeid või kujutab tema esivanemat JFK-d kuidagi valesti ja annab mind kohtusse, siis see insurance katab kuni 1,5 miljoni väärtused minu kohtukulud. See maksab 13 000 ja sellega tegeletakse mitu kuud, sest nad peavad kõik seda läbi vaatama korduvalt kaaderaaval ja kontakteeruma ja nii edasi. Aga see tõi mulle ka häid kontakte, näiteks uus presidendikandidaat Kennedy on nüüd mu sõbralistis ja ma ütlesin, et palun kasutage seda filmi oma kampaanias, kui vähegi tahate, nii et ma olen väga rõõmus. See film ei ole ikka veel väljas, eks ole, 2,5 aastat hiljem ja nüüd siis tuli välja, et ma olen kasutanud seal algustiitrite all mingisuguseid arhiivikaadreid, mis ei olnud üldse vabad, vaid mille eest oleks mind kohtusse antud kohe, siis ma pidin JFK arhiivilt ja Presidential Library'lt taotlema luba saada mingeid muid kaadreid, ma tegin selle kõik ümber jälle ja see ei lõppe iial, see on nagu mingi, alati mõtled koerast üle, no see sabatutt on veel ees, aga see saba on fucking pikk, see on kuradi maol, meetreid ja meetreid lihtsalt ja käid ja niimoodi ja muudki ootad ühesõnaga. Ja teine asi, mis on huvitav ja lootusrikas praegu on mul üks selline sarjaprojekt, mida ma pitchin Netflixile ja teistele gigantidele praegu. Ja see on, mul ilmus detsembris selline raamat nagu Kaarnakuld, mis on selline seikluslik, natuke morbiidne, ajalooline seiklusromaan. Ja ilmus ta detsembrist, oli 2 nädalat noortekirjanduse edetabel esikohal. Praegu ta ilmub Soomes ja on ka inglise keeles nüüd olemas.
ja selline, muidugi kui ma kirjutan, mul on alati see eesmärk, et ma näen seda kuskil ekraanil. Ma leian, et raamat on nii-öelda algmaterjal ja peaks kuidagi jõudma ekraanile. Ja siis me selle nimel oleme töötame, võtsime kokku ja tegime väga põneva sellise sizzle teaseri, ehk siis näidata, kuidas see visuaalselt peaks olema. Esimest korda töötasin virtuaalstuudios, mis oli minu jaoks väga uus, töötasin Unreal Engine'i taustadega ja nüüd ainult seda tahangi. Et ma siiamaani olen olnud hästi naturaalne, et filminud ainult nagu tõsist päris lokatsioonides ja nagu ka muusikas ma olen alati tahtnud, et on päris orkester, aga vaat kui ma korra saaksin selle nii-öelda maigu suhu, et teha seda nii-öelda elektrooniliselt, äkki mul hakkab jälle tohutult meeldima. Vot. Ja nüüd on see põnev aeg, et ma üritan siis sellega tegeleda ja leida siis neid koostööpartnereid, kes selle projekti nagu hästi suureks suudaksid viia. Et need on minu tulevikuplaanid, aitäh küsimast. Väga hästi. Aga siin kohal, mis te arvate, võikski lõpetada äkki või? Tundub küll. Et meil on siin olnud väga palju teemasid, mida me oleme ära katnud ja ma loodan, et kõik saite inspiratsiooni sellest ja kohtume juba järgmises episoodis. Aitäh teile kuulamast. Suur aitäh, kõige head teile. Bye.